No nii rahvas, jõu. Täna on siis 6. juuli 2021. Kell on 11 läbi 23 mintsa. Olen kodus veel ja võtan suuna Kehra poole. Plaan on sõita rongiga Tartu, seal paar tundi chillida ja siis võtta järgmine rong ja sõita sellega Valka. Minu eesmärk on sõita Eesti kõige pikem RMK matkarada Lõuna-Eestis siis Aegviita välja. Ta on kuskil 600 kilomeetrit peaks see trip tulema. Ja täna on siis selle matka esimene päev. Ühtki hullu ma endaga kaasa ei leidnud, et rohkem siuksed segase tulevusi vist maailmas ei ole. Ja tegelikult on küll, aga kes seal teeb oma asju ja nii edasi. Et alati kõik ei jõuagi sinu ideedega kaasa tulla. Aga teistpidi mulle meeldib, et ma saan ise endaga aega veeta hästi palju ja mõelda igasugust asjad üle, mida mul tegelikult praegu on vaja teha. Et mis on ikka nael kummi ja väntama hakata. See koht on Kehra. Siin tehakse enamus peldikupaberist, mis me tarvitame. Mingid teisid ja lämbid ja kõik suhksed asjad tulevad siit. Horizon Tissue OÜ on see, kes seda teeb, toodab ja vahendab. Ja üldiselt on päris tulus äri, et kasumid on ikka miljonites. Aga töötajatele väga palka ei maksta. See on tehase teine pool. Ehk siis paberid toodetakse puidust. Ja nagu näha, siin on elevaatorid, kus siis jookseb saepuru üles ja kus siis töödeldakse kõik muu juba vastavaks materjaliks. Et selline põnev tehas siin Kehras. Pole kunagi varem ühegi sellise suure matkapauna varustusega sõitnud. Et tegelikult mul on päris palju asju kaasas, ma teen kindlasti videosid, et kus ma räägin täpsemalt, mis mul kaasas on. Aga tasakaal on enam-vähem mõlemalt poolt sama. Et tunne on hästi naljakas. Siuke tunne on, et ta kisub mõlemale poole. Et rattal on päris hea raskus, mis tegelikult teeb selle asja kõik raskemaks. Et kohati on täpselt siuke tunne, nagu oleksid väsinud ja purjus. Et kisub ühele poole, teisele poole, et vigursõitu on nagu väga keeruline teha. Otsesõidad on täiesti okei, aga see raskuskese on nagu üsna kõrgel ka tegelikult. Et siis tekib seda päris väga emotsioon. Et päris naljakas on sõita sellise suure raskusega ja samas energiat kulub ka kõvasti palju rohkem. So, this is Tartu. So, this is Valga. Siit ma võtan suuna nüüd Ähijärve poole. Ma kujutan ette kauemast Väntana, siis on umbes mingi 34 kilomeetrit, siis minu matka esimesse punkti. Et siin pole midagi teha, tuleb need asjad tööle panna ja kohale vändata. See on Pribor. See mõõdab mingeid liikuvaid objekte. Ehk siis, nagu me näeme, on siin kaamera. See on Latvia. Siin on šlangbaum, metallist värav. Ja siit vaadatakse, mis ma teen kaamerast. Ehk siis piiripunkt. Aga kuna vaktsiini pole, siis pole mõtet edasi sõita.
Uute. Uuted. Jõu. Päris palju on teid siin. Lõuna-Eesti maastik. Noh, nagu ikka. Ja siis on siuke silt, et sõidad 16 kiltsi, siis näed metsas litse ringi jooksmas. Palja tagumikku ja paljade tissidega. Läks vaataks üle. On omadega jõudnud Ähijärve RMK telkimisalale. Päris äge koht on mäe otsas. Ma ise olen mäe otsas ja all on laste mingi mänguväljak. Siis siin on söömisala. Seal on ping, seal on grill, seal on puitu, kiirväes. Kõik vajalik olemas. Kemmerg. Kuningakoda, järgmine grillimiskoht. Siin saab süüa, siin saab grillida. Küttepuud. Seal saab istuda, lõket teha. Nii, siis lähed jälle edasi vaatad. Seal on mingisugune koht. Siin saab kala suitsetada. Siin on mingi koht. Ma ei tea, kas seal on vist RMK maja ka, ma ei tea. Metsas paistab mingi asi, et kas on kellegi eraoma või on see RMK-ga seotud, ma ei tea. Ise ma valisin endale selle koha. Panin oma telgi püsti ja mina vedan oma öö täna siin. Oot, aga lahe on see, et need postid, mis need valged on, nende otsas on lambid ja pistikupesad on seal. Päris huvitav, et ma ei tea, kas sealt voolu saab. Ja muidugi siit on siuke äge asi, et lähed mäest alla, siis seal on nagu mingi laululava ja üliäge koht. Aga see on nüüd siis see koht, kus saab alguse Eesti kõige pikem RMK rada, et üle 800 kilomeetri. Et olen jõudnud oma sihtmärgini.